Tere, mina olen Kristi Rahm ja täna tutvume sellise programmiga nagu Microsoft Windows Logo. Mul on ta siia kenasti arvutisse laetud ja avamegi programmi. Nii, näeme kahte akent. See ülemine, natuke suurem aken, see on siis ekraan, kus on rippmenüü. Siin on siis võimalik rippmenüü abil erinevaid toiminguid teha. Ja see suur ala siin on kilpkonna väli. Siin toimetabki kilpkonn, seda kolmnurgakujulist märki siin nimetatakse kilpkonnaks. Ja kilpkonnale käskusi andes hakkab ta siis siin joonestama erinevaid kujundeid. All see kast siin on juhtpult. Selle suurem osa on käsuaken. Siin näete te kõiki käskusi, mida te olete siis kilpkonnale andnud. Ja sisestada neid käske saate te siis sisestusaknasse, mis on siin all. Selleks, et kilpkonn midagi tegema hakkaks, on siis vaja sisestada õige käsk ja vajutada Enterit või siis kasutada siit kõrvalt sellist nuppu nagu Execute. Kui nüüd on joonestatud üks kujund ja tahate teist teha ja vahepeal välja puhtaks teha, siis on siin selline nupp nagu Reset nupp. Teisi nuppe me täna veel vaatama ei hakka, need jäävad järgmisteks kordadeks. Nii, aga proovimegi siis kilpkonna liikuma panna. Logo kilpkonn saab aru siis ingliskeelsetest käsklustest, nii et tuleb anda talle siis ingliskeelne käsk liikuda siis edasi, tagasi, pöörata või siis kasutada selleks lühendeid. Näiteks forward lühend on FD. Nii, nüüd mina tahan, et see kilpkonn liiguks edasi 100 sammu, nii et ma panengi forward FD, tühik ja 100 sammu ja Enter. Nii, näete, liikuski kohe kilpkonn edasi 100 sammu. Nüüd ma tahan, et ta pöörab, nii nagu tubli koolilaks on kätt hoiab 90 kraadise nurga all. Panen siia RT, tühik ja 90 kraadi ja Enter. Näete, kilpkonn pööras oma nina paremale poole. Liigun jällegi edasi 100 sammu. Enter. Nii, ja tuligi jälle uus joon. Pööran 90 kraadi. Enter ja pööras edasi. Nii, ja täpselt samamoodi teen nüüd veel kord. Pööran jällegi. Ja mis te arvate, mis kujund siit kohe tuleb? Nii, tõepoolest, nüüd tuli mul siia välja ilus kena ruut. Nii et kasutades käske edasi, forward ja pöörates paremale, sain ma siis sellise kujundi. Nii, vahetevahel on mul vaja ka liikuda tagasi, ehk siis on olemas selline nupp nagu back nupp. Ja kui ma nüüd sisestan siia sisestusaknasse PK ehk siis back, panen Enter ja panen siit praegu näiteks 200 sammu. Nii, siis näete, kilpkonn tõmbas mulle joone, mis ulatus siis siit tagasi ja siit läks veel edasi. Nii, nüüd ma tahan jälle kilpkonna pöörata. Pööran teda RT90, ehk siis ma tahan, et ta nüüd kohe üles hakkab joont tõmbama. Näete, pööraski. Liigun jällegi FD edasi 100 sammu, nii nagu mul oli enne see ruudupilg. Pööran, aga nüüd ma pean pöörama siis vasakule poole ja vasak on siis left ehk LT lühend ja 90 ja jällegi Enter. Ja liigun nüüd 100 sammu ja ma saan sellise toreda kujundi siia. Saigi meil juba teine kujund valmis, kasutades siis forward FD, pöörates paremale RT või pöörates vasakule LT ja siis back nuppu ehk siis PK. Nii, päris toredaid kujundeid annab siin joonestada. Et ma näitan kohe siis, mida te isegi võiksite proovida. Selle kujundi me juba tegime teiega ära, aga nüüd proovime siis joonestama hakata näiteks kõigepealt seda lumehelvest siin. Nii, nüüd mul on see kujund siin ees ja ma tahaks ära puhastada selle kilpkonna välja. Mul on selleks kaks võimalust. Kas vajutada siit reset nuppu või sisestada siia sisestusaknasse sellised käskluse nagu clear screen ehk CS lühendiga. Nii, ja näete, ongi kilpkonna väli puhas. Nüüd ma tahan siis hakata siia joonestama kena lumehelvest. Ja selleks on mul siis nüüd vaja jällegi sisestada kõigepealt üks liikumine edasi, FD 50. Nii, nüüd ma tahan, et ta tuleb tagasi. Sama tee, PK 50. Nii, näete, nüüd ta liikus sinna ja tuli ka tagasi. Ja nüüd oleks mul vaja pöörata seda 45 kraadi. 45 kraadi paremale poole, RT 45, ehk siis pool sellest, mis ma enne panin. Nii, näete, kilpkonn keeraski oma nina. Nii, nüüd ma tahan uuesti FD 50, liigub sinna ja nüüd ta tuleb tagasi jälle. PK 50 ja tagasi. Nii, jällegi pööran
ja liigun jälle edasi RT 50 ja PK 50. Nii, ja niimoodi järjest edasi tehes saangi ma lõpuks siia ühe ilusa lumehelbe. Nii, katsetage ise edasi. Ja mõnusat proovimist teile kõigile. Kohtume järgmises tunnis.